Voi ma olen illos Võro miis, mõtles õkku minema ulliks ära. No alustan siis üllatusena selles Võru murrakus. Aitäh, Katrin Lust, et Kuuuurijasse mind kutsusid, sest üks paljastus on ees, järjekordne eestlane. Keegi poleks pakkunud välja, et mu õige nimi on tegelikult Anton Teras, lapsepõlves siis temperamentne lõunamaa mees, ehk siis Lõuna-Eesti mees, sealt see temperament tegelikult algselt tuleb. Antero Banderas või ütleme täna siis Anton Teras. Kõik võivad naerda või nutta, kogu tänu ja oma temperamendi ma ikkagi munama jalamil lapsepõlvele mõeldes pean võlgnema. Ja sealt mul tuli ka tahe siis ületada ennast ja pürgida kõrguste poole just Munamäe tornis. Nii, on teile siis oma uut raamatut Illos Võro miis. Ja selles raamatus on siis mõtted eestlastele just, mõeldes eestlastele, kodueestlastele ja siis reklaamina mõned siis elu sügavad filosoofilised aforismid siis lendu. Ainuke, kes sind elus toedanud on, nagu reaalajas kogu aeg, on selgroog. See on minu siis kindel arusaam ja kogemus. Ütlesin isale, kunagi noorpõlves mäletan seal Lõuna-Eestis, eks ju, et ma sõitsin ta autokortsu. Ja pärast ma enam nädal aega isa, eks ju, aga siis nädala pärast hakkas paistes silm nagu alanema, siis ühe silmaga hakkas natuke nägema isa juba. Kallid õed ja vennad, kõik on hästi, aga mitte kõigil, sest kõike on palju, aga head ei ole nii palju, head on natuke vähem. Kallis kaasmaalane, kui sa tunned, et kõik uksed on kinni, siis tea, et külmetuskapi uks on alati lahti, isegi valgus on seal kodune sees. Üksikud mehed, kellel teil on täispuhutav naine, nii piinlikkusega ei ole kuskil peidus, siis tahan teile öelda ühe elutarkus, et te teaksite, et ainult teie üksindust ei leevenda see täispuhutav naisukene, vaid ka näiteks, kui tuleb veeuputus, siis on see ainuke variant, kes sind päästab, täispuhutav väike madratsikene naise näoga. Kui saabub selline päev, et terve päeva ta tahate magada, ropendada, no tuju ei ole, siis järelikult see on pärast puhkust esimene tööpäev. Ja viimane puhas kuld on see, et kui ma üldse olen selline alati tänulik ja alati kõikidele fännidele, et kui ma näen, et netis keegi laigi mu postitust, ma alati teen selle inimese profiili lahti ja vaatan teda, imetlen, et kes see hea ja ilus ja tark inimene on, see andekas inimene, kes teab, kelle poolt nagu olla. Võtame otsad kokku, siis olei hätä, ello on illos ja ostke mu raamat, palun, ma palun teid.